Eestimaal ja esimesena me tahaks anda sõna Markole, kes on Rakvere koguduses, Nelipi koguduses, on kündmas seda põldu seal ja on lammutamas niimoodi, et hinged tulevad ja saavad päästada, aga täpsemalt räägi, mis Jumal teeb selles paigas. Selge, aitäh Ivo. No see oli küll võimas, et Rakvere kogudus ja kuigi seal nagu veel ei ole päris kogudust, aga see oli prohvetlik, absoluutselt, amen. Tõesti, ma mõtlen nüüd, kus ma alustan. Ütleme nii, et ilmselt olete natuke kuulnud, Rakveres on siin erinevaid üritusi toimunud ja võib-olla ma alustangi sellest, et meil siin me kolisime ise Rakvere eelmise aasta lõpus oma perega ja tasapisi kohanesime seal ja hakkasime uuest aastast erinevate asjadega pihta ning esimene asi, mis me tegime, oli alfa-kursus. Võrratu tiim juhtide kooli poolt tuli meil appi ja see oli tõesti vägev. Umbes 30 inimest käis seal kursuselt läbi ja siis me oleme teinud siin ka veel noorte alfat, kus oli noori, ütleme 7, pluss siis veel lapsi ka, tegelesime lastega. Siin oli üks vägev üritus eelmine nädal, Next Step, suveseminar, Eesti noored, Saksa noored tulid appi, evangeliseerisime, tegime õhtuseid koosolekuid ja nii edasi, et Jumal on alustanud midagi ägedat Rakveres, ma olen sellest täiesti kindel aga see on põnev. Ja mul on tegelikult tulnud inimesed küsima, et kuidas teil pühapäevased jumalateenistused on? Ma mõtlen, wow, küll siin on usku, inimestel on usku. Poole aastaga meil on juba jumalateenistused pühapäeval. Uskumatu, vägev. Aga vot ongi, mida me selle usuga teeme? Mida me teeme selle usuga? Me lähme Viljandisse, me läheme Maardusse, me läheme Rakverre. Ja me läksimegi Rakverre. Ja tegelikult, mis seal Rakveres veel toimub, ei ole ainult see alfa või noorte alfa või see Next Step või vahet ei ole, mis üritus on. Seal toimub midagi ka meiega, meie enda pere, ma ise. Ütleme nii, et seal toimub midagi minu endaga, ma ise vajan seda. Ja ma usun, me kõik vajame seda, sest et me vajame, et Jumal meid kasutaks. Me vajame, et ta saaks meist võtta maksimumi, me vajame tegelikult Jumala ligiolu ja siis asjad hakkavadki toimuma. Ega kui Peetrus oli paadis ja ega see vesi ei kandnud teda, kui ta oli paadis, see paat kandis, aga ta astus vee peale ja see vesi hakkas kandma. Ja me oleme näinud seda oma eludes ka Rakveres, et kui me astusime välja, imed hakkasid sündima. Tulge võin teile rääkida, kuidas me maja endale saime ja kuidas ta on veel varustanud meid, see on uskumatu ja ma usun, et Jumal, mida head on alustanud Rakveres, ta viib lõpuni. Ja me peame edasi minema. Rakvere on väike kübeke selle koha pealt. Ma olen nii põnev, mis hakkab sündima kogu selle konverentsi käigul ja edasi. Et ma olen tänulik meie pere poolt, kes on meid toetanud, kes te panetate meie eest, kes te olete meile appi tulnud. Kui teil on mõtteid, tahate appi tulla, siis andke ainult teada, võtame kõik hea vastu. Ja ega siis midagi. Ma arvan, et sellest piisab esialgu. Marko koos oma naise Merjega ja lastega kolis Tallinnast Rakvere eelmine aasta novembrikuus ja alustasid täiesti uut elu seal eesmärgiga alustada kogudust Rakvere linnas. Rakveres elab ligi 15 000 inimest ja kui ma küsisin kohaliku pastori käest, et kui mitu inimest on pühapäeva hommikul kirikus kogu Rakvere peale kokku, siis mis te arvate, mis see number võis olla? 5? Natuke 500, 100, 200. Ta ütles 250. 15 000 inimesest 250 on pühapäeva hommiku kirikus. Me ei saa rahulikult istuda seal, kus me oleme, sellepärast, et seal on 15 750 inimest, kes ei ole pühapäeva hommiku kirikus. Ja siis see kohalik pastor ütles mulle, et aga te olete ju sama stiiliga nagu meie seal. Ma ütlesin, aga siin on Rimi ja Selver ka samas võtmes. Ja siin on Maxima ja Säästumarket ka oma vahel konkureerivad. Ja kõigil on ruumi. Küsimus ei ole täna ei konfessioonides, ei ole täna küsimus selles,
et mis stiil kellelgi on. Me vajame jõuda kõikide inimesteni ja me vajame Eestimaal mitte nii vähe kogudusi kui võimalik, vaid nii palju kogudusi kui võimalik. Me mitte ainult ühes linnas üks kogudus, vaid ühes linnas nii palju kogudusi kui võimalik. Pärnus, Viljandis, Tartus, Tallinnas 10 kogudusi. Ja see on põhjus, miks me alustame piiblikooliga. See on põhjus. Marko ja Merje on üks väike algus ja ma olen alati Markole ja Merjele öelnud, teie olete ühed tee tegijad. Te läksite välja, te olete üks eeskuju ja ma tahan julgustada täna sind mõtlema selle peale, mida Jumal võiks sinu elus teha, kui sina astud välja. Astud välja oma mugavustsoonis, oma tavapärasest, oma keskpärasest, sellesse, mida Jumal võiks sinu elus teha. Amen. Ma võin öelda, et ole ettevaatlik, see on liiga äge. See on liiga äge. See on liiga äge. Aitäh, Marko, sulle. Ja ma palun, et siia tulevad Grete ja Sandra. Kui paljud teist on kuulnud Next Stepist? Kui paljud teist oma elus igatsevad seiklust? Tegelikult, ausalt, sa tahaksid seigelda, sulle meeldiks, kui oleks võimalik, sa seikleks. Kui paljud siin on seiklejad? Vau. Suur tänu teile. Ma tunnen sama. Ja just eelmine nädal me lõpetasime ühe absoluutselt põneva seikluse. Grete ja Sandra olid osa sellest, palju teisi noori oli. Meil oli kokku koos meie Saksamaa tiimiga siis üle 20 noore. Osad küll ühel hetkel lahkusid teistel põhjustel sealt, aga kokkuvõttes meie Next Stepi suveüritus oli lihtsalt fantastiline seiklus, kus 2 nädala jooksul me algselt olime Tartus, Tartu Maranata koguduses, meil olid hommikuti seminarid, peale lõunat läksime tänavatele, kuulutasime evangeeliumi, järgmisel nädalal juba külastasime Pärnut, külastasime Viljandit ja olime üsna suure osa nädalast Rakveres, nagu te juba kuulsite, seal, kus Marko ja Merje tegutsevad. Aga ma tahaksin Sandra ja Grete teie käest küsida, et algselt, kui te kuulsite üldse Next Stepist, kui palju teil oli aimu, milline see 2 nädalat saab üldse olema ja kas siis see, milline ta oli, kas see nagu üllatas teid positiivselt või vastupidi? Mina ootasin, et see on üks väga põnev aeg, aga ma ei ootanud seda, et ma päriselt näen neid asju. Või see oli lihtsalt nii hämmastav, kuidas Jumal tegelikult päriselt töötas läbi meie ja meid sai kasutada. Ja minu jaoks see andis väga uue tähenduse üldse minu elule. Aga kindlasti see, mida ma ootasin, see on lihtsalt palju väiksem kui see, mis ma sain sealt. Ma olin väga põnevil ja ma loomulikult ei osanud oodata midagi sellist. Seepärast, et see oli nii imeline, mis seal juhtus. Kuidas inimesed said terveks, inimesed said päästetud tänaval, inimesed lihtsalt kogesid Jumalat, hakkasid nutma, ma ei tea midagi sellist. See oli lihtsalt nii imeline. Ja ma tõesti, ma umbes aimasin, et võib olla midagi sellist, aga ma ei osanud mitte mingil juhul oodata, et see võib nii imeline tulla, sest see oli lihtsalt nii imeline laager ja see oli mu jaoks rohkem kui laager. Wow. Aga Sandra, mikrofon on sinu käes juba, et võib-olla sa räägid siis meile midagi sellist, mis oli see imeline päriselt kohe, kus sa nägid Jumalat midagi tegemas sinu elus, kellegi teise inimese elus? Seal juhtus väga palju asju. Ma sain sealt väga palju julgustust ja kinnitust. Ma arvan, et ma räägin äkki ühe loo, mis juhtus Tartus. See oli põhimõtteliselt nõnda, et tänaval oli 3 sellist inimest. Nad olid natuke, ma arvan, purjus või hoopis sellised uimast nägid välja. Ja siis nad kutsusid ise meid enda juurde. Ma arvan, et nad ei teadnud täiesti kindlalt, kes me olime. Seepärast, et nad ei oleks seda muidu teinud. Aga nad kutsusid meid enda juurde ja küsisid raha meie käest. Nad ütlesid, et vaadake, millises seisus me oleme. Et te ju näete, et meil on vaja raha, et andke meile raha, et kas te ei tunne siis kaasa meie pärast. Ja siis me hakkasime rääkima nendele Jeesusest ja Jumalast. Meie grupist alustas üks tüdruk Angela, ta oli ameeriklane.
ja siis õnneks nad oskasid inglise keelt, üks nendest oli tüdruk ja 2 meest oli. Ja siis üks mees hakkas temaga nagu mingi suht halvasti rääkima ja oli nagu, et minge ära. Ja siis nad lihtsalt nagu ei lasknud meil üldse rääkida ja siis me olime, et okei, et me läheme siis ära. Aga me soovisime neile õnnistust ja me ütlesime neile, et kui väga Jumal neid armastab. Ja siis Angela hakkas palvetama, et see üks tüdruk, kes nendega koos oli, et see tuleks tagasi. Ja siis nad tulid suure ringiga tagasi pärast. Ja siis Angela palvetas samal ajal mingi teise inimese eest. Ja siis ma nägin seda tüdrukut ja siis ma jooksin talle järgi ja ma andsin talle ühe flyeri, kus peal oli päästepalve. Ja see tüdruk võttis selle vastu ja ta tänas mind. Ja ta isegi naeratas mulle ja ma olin tegelikult nii üllatunud tema käitumisest, sest see oli minu jaoks ikka hästi positiivne nagu seda käitumine. Ja siis, aga järel tulid need 2 meest. Ja üks nendest meestest hakkas mind lihtsalt sõimama ja ta lihtsalt sõimas ja lihtsalt ropendas hästi palju ja ütles, et ma olen saatanast ja see lihtsalt oli nagu ta seest kuidagi nii suure viha või sellisega välja, ta lihtsalt nagu oleks, ta oli nagu nii siuke vihane või siuke pahane mu peale, ta lihtsalt sõimas mind ja ütles, et mine ära, et siis ta ütles teistele, et ärge uskuge teda mitte mingil juhul. Ja siis ta ütles, et see tüdruk on saatanast ja nii edasi. Aga ma lihtsalt, ma ei kuulanud teda väga ja ma läksin tast mööda. Ja ma ei mäleta, kas ma ütlesin talle veel, et Jumal armastab sind. Aga jah, ja siis pärast Angelaga me palvetasime selle mehe eest ja me mõlemad tundsime, et selle mehe sees olid teemonid. Ja siis Angela palvetas mu eest ja me purustasime kõik need sõnad ja pärast me palvetasime veel vist seal koosolekul ka selle mehe eest. Ja ma usun, et Jumal tegi midagi nende inimeste sees kindlalt. Kui sa lähed välja, siis seal on inimesed, kes ei kiida üldse heaks seda, mis sa teed. Nii et sa ei olnud ainuke, kes sõimata sai. Seal oli mitmed, kes said sõimata. Nii et tagakius Kristuse pärast on võimalik siinsamas Tartu tänavatel. Astu ainult usus välja ja seal on inimesi, kes sugugi mitte ei saa aru, mida sa teed. Aga sa, Grete, räägi lühidalt, mis Jumal tegi sinu kaudu sinu elus? Mina olin Rakveres ja me olime 4. grupis ja me läksime ühe naise juurde ja kutsusime teda siis õhtusele teenistusele. Ja ma küsisin peale kutset nagu suht otse, et kas teie elus on mingeid muresi või probleeme, mille eest me saame palvetada. Ja ta ütles, et hakkas rääkima põhimõtteliselt Eesti riigist, et kõik on nii enesekesksed ja mitte keegi ei hooli kelleskist ja samamoodi oma peres. Ja üks poiss meie grupis sai tunnetussõna perekonna kohta ja see naine hakkas lihtsalt välja rääkima igasuguseid probleeme, mis on tema pereelus. Ta oli lahutatud ja tal oli lastega jamasi ja me palvetasime tema eest ja palve ajal ma tundsin, et Jumal ütleb mulle, et selle naise põlv on haige ja ma ei küsinud otse, sest ma ei julgenud. Ma küsisin, kas sul on valu kuskil ja ta ütles, et mu jalg on haige ja ma ütlesin, et vau, et okei, siis su põlv on haige, on ju. Ja ta oli nagu jaa. Ja siis üks teine poiss, kellele oli nädal aega tagasi öeldud, et ära karda oma käsi panna kellegi peale, palvetas selle põlve eest ja see naine ja see poiss, kes palvetasid, nad mõlemad tundsid soojust ja seal põlves toimus midagi ja peale palvet see naine ütles, et mul on tõesti parem ja ta oli nagu nii hämmastunud sellest, et kuidas, et päriselt ka ja ma tundsin nii suurt armastust tema vastu ja ma lihtsalt küsisin, et kas ma võin sind kallistada ja ma kallistasin teda ja ta ütles ka, et vau, et see on nii uskumatu, et nagu eestlased tulevad kallistama, et ma tulin nagu lihtsalt lõunapausi ajal. Nende nädalate jooksul meil oli 10 lugusid. Me ei jõua siin kõigest sellest rääkida ja see ei olegi see koht, aga 10 lugusid nende noorte eludest, kes tulid Next Stepile, kes olid seal, aga samamoodi 10 lugusid inimeste eludes erinevates Eesti linnades.
fantastiline, mida Jumal tegi, kuidas Jumal puudutas noorte elusid ja see, mida mina nägin teie eludes, see oli lihtsalt uskumatult vägev. Esimesed päevad seminaril, niisugune väike vaikne olemine ja kuidas see kogu asi võttis pöördeid ülesse ja kui me läksime välja tänavatele ja milliste nägudega te tulite tagasi, ma mäletan Joosep Tartust, üks poiss, tema tuli tagasi, ta füüsiliselt ei saa päris käia nii, nagu me käime, lonkab natuke, aga ta peaaegu tantsis seal kiriku ees, ta oli nii rõõmus, kuidas Jumal teda kasutas, kui tema palvetas inimeste eest, läks julgelt ligi. Ja tead, see potentsiaal, mis on selles noores põlvkonnas, kes praegu tõuseb üles meie kogudustes, see on meeletu, see on tohutu, see on võimas. Ja me peame lihtsalt tegema sellele ruumi. Me peame tegema sellele ruumi. Ja Next Step toimub järgmine aasta uuesti ja peale jaanipäeva, esimesel pühapäeval, kohe 25. juunil panema kalendrisse Next Step 2017 ja tulge ise, võtke noori kaasa oma kogudustest, aga veel lõpetuseks hästi lühidalt. Miks te julgustaksite tulema teisi noori samamoodi Next Stepil ja mitte ainult noori, kõiki, kes tahavad midagi teha Jumalale ja olla Jumala poolt kasutatud? Sellepärast, et need on teie elu 2 kõige põnevamad nädalat, kõige raskemad nädalat, aga kõige põnevamad ja see on lihtsalt tõeline elu. Ja ma olen Gretaga nõus, see on täiesti reaalne elu, sa näed inimesi, millises seisus nad on ja kui väga nad vajavad Jumalat. Sa kasvad ise lihtsalt keegi selle sees ja su usk kasvab täiega ja ma sain sellest nii palju kinnitust ja julgustust ja see oli lihtsalt nii hea ja nii põnev, nii et ma täiega soovitan minna sinna. Vau. Aitäh teile. Nii, suur tänu teile, suur tänu palvetamast, suur tänu toetamast ja Next Step on üks osa meie piiblikoolist, üks osa sellest uuest liikumisest, mis ma usun, et Jumal tahab meie keskel üles tõsta, kus me varustame noori, kus me ehitame neid ülesse ja julgustame neid minema tegema Jumala auks asju, elama Jumalale ja teenima seda maad ja seda rahvast. Nii et aitäh teile kaasa elamast ja järgmine aasta Next Stepil kohtume. Halleluuja, Jumal on imeline, kas pole? Tõuseme ja kiidame Istandat.
Jeesus sulle täna hommikul ühe võimsa, aulise, ehtsa, julge aplausi. Hei, siin on inimesi, kellel on pereolukorrad keerulised, siin on inimesi, kellel on lastega asjad keerulised. Tead, meil on veel pastoraalnõustajad, perenõustajad täna siin paigas, kes on valmis sind teenima, kes on valmis sinuga kokku saama, rääkima asjadest, pane oma nimi kirja seal raamatuletis, ole julge, tegeleme asjadega. Osa sellest on palve, aga teine osa on meie praktiline samm. Minna, saada nõu, küsida, olla julge, rääkida oma asja ära. Jeesus tahab tervendada meid täielikult, et me oleksime terved, meie elu toimiks ja see võiks olla eeskujuks teistele meie ümber. Amen. Amen. Kasutame neid võimalusi, mis meil täna on. Amen. Okei, istume ja lähme Jumala sõna juurde. Täna hommikul me räägime jüngerlusest. Ja miks üldse jüngerdada? Kes teab, miks jüngerdada? Okei, see on mu esimene punkt. Sa nägid mu märkmeid, jah? Või sa oled lihtsalt intelligentne või lihtsalt sa olid püha vaimu pealt juhitud, mis iganes see oli. Aga tõesti, miks jüngerdada? Esimene punkt A, see oli Jeesuse enda käsk. Tema ütles, et tehke jüngriteks kõik maad ja rahvad. Ja ta ise tegelikult kasutas seda sama meetodit. Ta tegi jüngreid. Teiseks, Jeesus näitas seda ja ta tegi meile selgeks selle asja, et jüngrite tegemine on kõige kiirem tee teostada suurt missioni käsku, mis on paljundada jüngreid ükshaaval, panustades põhjalikult nende väljaõppesse. Sõbrad, Jumalariigi põhimõte rajaneb paljunemise põhimõttel. See on loomulik ja selle õigel toimimisel on tulemus väga jõuline. See on see, miks me teeme piiblikooli. Me treenime ja me paljundame seda, mis meis on. Ja kui me vaatame tõeliselt suuri liikumisi, algkogudus, varajane nelipühi liikumine, varajane metodisti liikumine, vennaste kogudus, Geldi mission ja nii edasi, kogudused Hiinas, suured Jumala liikumised. Sa vaatad, kuidas nad on mõjutanud ühiskonda, kuidas nad on mõjutanud kogu maad. Sa vaatad ühte tunnusjoont, mis neis on. Miks nad nii plahvatuslikult kasvavad? Miks nad niimoodi mõjutavad oma ühiskonda? Mis on see üks tunnusjoon, mis neist kõigist läbi käib? Nad tegelevad sellise asjaga nagu jüngerdamisega. Nad panustavad inimestesse massiivselt, jätkuvalt, katkematult. Miks jüngerdada? See on ainuke meetod, kuidas evangeelium võiks levida kõige kiiremini, iga inimeseni. Mõtle, kui sina võtad ühe isiku, jüngerdad teda terve aasta, siis järgmine aasta sina võtad uue isiku ja jünger võtab ka uue isiku ja jüngerdab terve aasta. Ja kui nii edasi läheb, siis 20-30 aastaga saab terve maailm päästetud, jüngerdatud. See on kõige kiirem viis. Me peame mõistma jüngerduse olulisust. Ma tahan täna rääkida 3 aspektist, jüngerluse 3 aspektist, mis on olulised, mida me peaksime tähele panema oma elus. Esimene on valik. Ütleme naabrile, valik. On oluline, kellesse sa panustad aega ja ma tahan sulle anda mõned mõtted, mida järgida, kui sa hakkad panustama kellegisse. Esimene asi, mida vaadata, on ustavus. Jeesus ei valinud oma jüngriteks kõiki, keda ta kohtas. Ta võttis nende meeste valikut väga tõsiselt, keda ta teenis. Ja pane tähele, ta valis ainult 12 ja ta valiku põhjus oli taotluslik. Ja nende 12 eesmärk oli aja jooksul ennast taas toota. Me peaks ju otsima inimesi, kes on ustavad, kes on valmis ja võimelised taas tootma oma jüngerlust teistest.
see juhtus minuga, kui ma hakkasin tööle ja ma hakkasin ehitusinsenerina töötama kõigepealt ja see üks põhimõte, mida ma hakkasin mõistma, mida Jumal minu südamesse rääkis. Issand ütles, kui sa oled oma ajalikus töös ustav, siis ma saan sulle usaldada rohkem. Ja see oli see, kuidas ta testis. Ja näitas, kuidas see, mida Issand otsib ühes jüngris, on ustavus. Kuidas ma käin ringi sellega, mida Issand on minu kätte andnud. Siis ta saab anda rohkem. Ja Kristus valis sellised jüngrid. Ta nägi, et see mees on ustav. Ma jüngerdan teda, sest ta oli ustav oma kalapaadis. Päeval, õhtul, öösel, millel iganes. Ta püüdis kala. Ja kes iganes seal veel olid need jüngrid. Ta jälgis seda atribuuti, et seal oleks ustavus. Sest mõtle, kui inimene ei ole ustav, sa panustad 3 aastat temasse ja ta ei ole ustav ja siis sa vaatad, see läheks tühja, ma pean uuesti leidma ühe uue inimese. See on ustavus, mida sa vajad inimestes. 2. Timotuse 2.2, Paulus ütleb kuldsed sõnad. Ja mida sa minult oled kuulnud paljude teiste tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolda, kes edaspidi sobivad õpetama teisi. Amen. Amen. Teine aspekt, töökus. Jüngrid olid töökad, enne kui Jeesus nad valis. Nad ei kartnud tööd. Mulle nii meeldib Mai. Sa oled nii töökas. Kõik, kes on Toompea office'ist läbi käinud, on seda näinud. Ta on tõeline tööloom. Aga see on üks omadus, mis peaks jüngritel olema. Ja ma näen, et Jumala järgimisel, Kristuse kutse järgimisel töökus on oluline sellepärast, et üks hetk, kui Jumal ütleb, et nüüd on vaja seda teha, siis sa ei jää selle taha kinni, et sa oled laisk. Su laiskus ei takista riigi tööd. Su laiskus või su mugavus ei hoia kinni seda, mida on vaja ära teha. Kui sa oled juba oma ajalikus, oma igapäevases asjas töökas, siis tõenäoliselt sa oled ka vaimulikus Jumala riigi töös. Jumal saab sind usatada, Jumal saab kasutada jüngrid, kes on töökas. 3. õpetatavus. Jünger ei pea olema tark, ta ei pea olema ilus, tark ja osav. Tal ei pea praktiliselt midagi olema, mida see maailm imetleb, mis on maailma silmis tähtis. Tal ei pea neid atribuute olema. Tõesti. Halleluuja selle peale. Halleluuja. Meil ei pea mitte midagi olema. Ma lihtsalt pean elus olema. Aga üks asi selle omadusse juures on see, et me peame olema õpetatavad. Ma ei pea olema ilus, tark ja osav. Aga ma pean olema õpetatav. Amen. Mul peab olema süda, kes on valmis võtma vastu uusi instruktsioone. Kui Jumal ütleb, hei mees, sul südames on nüüd see asi, tegeleme sellega, muudame seda, kasvatame seda, teeme selle südame ilusaks, saame nendest kiusatustest lahti, töötame need asjad läbi, võtame üksipulgi ette. Ei, ma ei taha. Ma olen harjunud nii tegema kogu aeg, eluaeg tead. Ei, Jumal tahab, et sa oleksid õpetatav ja jüngrid, keda sa valid, vaata, kas nad on õpetatavad. Sest tõenäoliselt, ja nii ongi, et õpetatavus, see on eluaegne omadus, mida sa vajad. Sest Jumal kasvatab sind terve eluaeg. See ei ole ainult siis, kui sa oled võib-olla piiblikoolis. Okei, ma aasta olen õpetatav. Okei, no ma proovin õppida, ma natuke pingutan. Terve elu on üks piiblikool. Terve elu on üks suur õppimine. Jüngerlus on terve elu, sa ise kasvad terve elu. Ja kui sul on õpetatav omadus, kui sul on õpetatav südamehoiak, vaimsus, siis sa kasvad. Ja kui sa näed, et sinu jüngris on see, siis ta kasvab. Amen. Teine aspekt jüngerluse juures on koos veedetud aeg. Ja nüüd ma räägin sulle, kes sa jüngerdad inimesi, kelle elus on inimesi, kellesse sa panustad. Mõista seda, mida Jeesus tegi. Jeesus oli oma jüngritega koos ja jüngrid olid temaga reisidel, palvetamises, ülistamises, söömas, purjetamas, tervendamas, kurje vaime välja ajamas. Ja ning kalastusretkedel. Nad olid temaga kõrbetes, linnades, sünagoogides, kodudes, pulmapidudel, matustel. Nende elu oli tihedalt seotud üksteisega. Teisisõnu, jüngerlus toimub seal, kus mehed ja naised veedavad aega koos oma vaimuliku mentoriga.
sul ei ole jüngreid, kui sina nendega ei ole aasta aega kokku saanud, kui nad ei ole sinuga läbi käinud. Päriselt. See on võrdelises sõltuvuses sellega, kui palju sa nendega aega veedad. Ma olen oma elus kogenud, kui mina oma pastoriga aega ei ole veetnud, 6 aega ei ole kokku saanud, ma kasvan lahku, ma tunnen, et ma hakkan ära eksima, ma tunnen, et minus on kuidagi teed lähevad segaseks ja taevas läheb halliks ja kõik läheb uduseks ja kõik läheb ähmaseks. Samal ajal, kui ma saan kokku, siis on järsku nagu taevas oleks maa veel. See toimub siis, kui sa saad kokku. See toimub siis, sa näed, mis tema elus on, mis tal sul on anda sinu mentoril. Või kui sina jüngerdad kedagi, sa näed, kui palju ta saab kasvada, kui ta näeb sinu elu. Paulus veetis Tiitusega koos umbes 19 aastat. See ei olnud nii, et Paulus pidas ühe vägeva äratuskoosoleku. Jutlustas, panid käe peale, Tiitus lendas pikali ja värises, sai püha vaimuga puudutatud. Ta veetis 19 aastat temaga koos. Ta teadis, milline on vägi selles, et mentor ja jünger veedavad aega koos. See võtab aega, et inimene kasvaks vaimulikult. See ei tule ühe hetkega. See võtab aega. Sa vajad aega, et olla oma jüngriga koos. Leia see aeg. Ma just 6 aega tagasi või mõned ajad tagasi kirjutasin konkreetselt välja oma tööülesandeid. Mis on need kõige tähtsamad asjad, mida mina pean tegema oma töös. Ma panin mingi 5 tükki. Ja tead, mis kõige esimene oli? Esimene oli veeta aega oma jüngritega. Põhimõtteliselt nii see oligi. Ja siis ma vaatasin, kui palju ma tegelikult veedan aega oma jüngritega. Ja siis ma kurvastasin, et mõnikord ma veedan aega oma kompuutriga rohkem. Ja siis mõnikord leian ka aega inimeste jaoks. Ja ma parandasin meelt, Jumal, andesta mulle, minu kõige tähtsam ülesanne juhina, mentorina, kristlasena on veeta aega inimestega, kellesse me tahame panna seda, mis Jumal meisse on andnud. Sest kui sa veed aega, siis ei toimu ülekannet, siis ei toimu paljunemist, siis nad ei näe meie elu, nad õpivad kuskilt mujalt, nad vaatavad teisi eeskuju, nad vaatavad YouTube'i ja Facebooki ja vaatavad eeskujusid, keda sa ei taha, et nad vaataksid. Sul on vaja leida aega, pane see oma kalendrisse, tee omale graafik, kirjuta nimekiri välja, kirjuta tihedus, kui tihti ma selle inimesega kokku saan, kui tihti ma temaga lõunal saan, ole loov, leia aegu, kus ta saad teda kohata, teda näha siis, kui sul seda plaani ei ole. Tõesti, mine lõunale, kutsu jalgpalli vaatama või kutsu remonti tegema. Muuseas, ma kutsun remonti tegema inimesi. Lihtsalt, mul oli üle-eelmine nädal oli tüüp. Ma kutsusin ta remonti tegema, me tegime mingi 2 tundi remonti. Ja tegelikult, mis me tehtud saime, oli see, et tõesti mingi 25 naela seinast välja tõmmata. Aga 9% me rääkisime juttu. Ja seal toimus selline mentor, et mõtlesin, et tänu Jumalale, see remont saab tehtud, usu läbi, aga vähemalt jüngrid saavad jüngerdatud. Amen, vahet ei ole teinekord, tead. Kutsu midagi tegema, see tegevus ei olegi oluline. Peaasi, et sa oled temaga koos. Jumal saab kanda üle seda kvaliteeti, mis sinus on, et see jünger võiks kasvada ja saada selliseks, nagu sina oled ja õppida sinult. Eeskuju, 3. on eeskuju ja see on mu lemmik, sest see on nii võimas. See on üks loodusseadus, mis on siia maailma pandud ja sellel on üks tohutu vägi. Jeesus kasutas seda. Jeesus rääkis oma kõnelustes, oma jutlustes seda pidevalt. Ta ütles Johannese 13:15, sest mina olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda. Need kirjakood on tegelikult arvutis ka olemas, nii et kui sõnade näitaja saab panna, siis saate lugeda ka seda. Sest mina olen teile andnud eeskuju, sest et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Pidevalt ta rääkis, tehke nii, kuidas ta ütles, tehke nii, nagu mina olen teinud. Pidevalt ja jälle, tehke nii, nagu mina olen teinud. Vaadake nii, kuidas mina teen, tehke nii, nagu mina teen. Jeesus kasutas seda. Üks juhtimisekspert, John Maxwell on öelnud niimoodi. Sa võid õpetada seda, mida sa tead, kuid sa saad taastuda ainult seda, kes sa oled.
sa saad taastada ainult seda, kes sa oled. See, mis sinu sees on, sa saad ainult seda edasi anda. Sõbrad, ma pidevalt näen seda oma elus, et ei tööta see, et ma käin ringi ja õpetan. Töötab see, et ma teen tööd enese sees. Inimesed ise õpivad minu käest. Ma võin rääkida vägevaid asju kokku, aga kui ma lähen siit pärast välja, ma ei tee midagi. Ma võin rääkida, et lähme evangeliseerime, aga kui ma lähen välja ja ei evangeliseeri ise üldse. Kui ma räägin, et lähme ja jüngerdame, veedame aega oma jüngritega, panustame neisse, palvetame nende eest ja paastume nende eest. Aga ma lähen pärast välja ja ma ise ei tee seda. Sellel ei ole väge, päriselt. Inimesed on nutikad, nad näevad läbi ja tegelikult vaimulik seadus ja loodusseadus on selline, et sa ei saa taastoota seda, kes sa ei ole. Sa saad ainult taastoota seda, kes sa oled. Kõik näevad, everybody knows, kõik saavad aru sellest, mis mees sa oled, mis puus sa oled, sest sinu viljad räägivad valjemini kui sinu sõnad. Amen. Sõbrad, jüngerluse väljakutse on eeskuju väljakutse. Millised me tahame, et meie kogudus on, millised me tahame, et meie jüngrid on, oleme need ise. Teeme tööd, maksame hinda, paastume, otsime Jumalat, võitleme läbi, õpime, käime läbi ise need rasked kohad, astume ise keerulistesse olukordadesse, läheme ise tänavatele, nagu siin tunnistus oli, kuulame ise selliseid keerulisi olukordi ja lähme nendesse sisse. Aga selle ühe põhjusega, et meis võiks kasvada Kristuse sarnasus ja see paljuneb siis, kui me puutume kokku oma jüngritega. Amen. Uuringud näitavad, et 90–95% kogu inimese käitumisest õpitakse läbi kellegi matkimise. Modelleeriv õppimine on enamjaolt alateadlik, mis hakkab külge mitteverbaalsest teguvisist ja on tugevasti mõjutatud suhte kvaliteedist, mis on modelleerija ja õppija vahel. Mida parem on suhe, seda suurema tõenäosusega isik järgib eeskuju, mille tõttu on ka lapse vanemad nii mõjukad eeskujud. See põhjus, miks lapsed kasvavad vääralt, on see, et vanemad ei veeda piisavalt aega nendega koos, nagu siin uuringud näitavad. See koos veedetud aeg, see suhte kvaliteet, modelleerija ja õppija vahel on nii elutähtis ja meie saame seda viga parandada selles ühiskonnas. Esitame väljakutse oma elule, elades eeskujulikult, nagu Paulus ütles. Järgige mind, nagu mina järgin Kristust. Järgige mind, nagu mina järgin Kristust. Kas mina julgen täna öelda, et järgige mind, nagu mina järgin Kristust? Kas sina julged täna öelda, järgige mind, nagu mina järgin Kristust? See nõuab julgust. See nõuab peale hakkamist. Jeesus, kui siin on midagi, mis ei ole järgimist väärt, siis ma olen valmis sellega tööd tegema. Ma olen valmis selle tooma altarile. Ma olen valmis, et Jeesus, sina muudaksid mind. Sest me kõik oleme kutsutud ulatuma välja oma kohas. Me kõik oleme kutsutud olema pastorid ja preestrid oma kohas. Me kõik oleme pastoriks oma trepikojas. Usud sa seda? Sa oled pastor oma trepikodas. Inimesed tulevad, neil on probleemid, sina palvetad. Sa ei saa öelda, et Ivo tuleb palveta, Ago tuleb palveta, Alur tuleb palveta. Ei, sina oled pastor, sina palvetad. Kui nad vaatavad, milline peaks olema üks eeskujulik elu, siis nad ei saa minna ja vaadata, kuidas Alur elab või Ivo elab või Marko. Nad vaatavad, kuidas sina elad. Sina oled eeskuju. Amen. Eeskuju on loodusseadus, vaimulik seadus ja see on võimas. Töötame sellega. Amen. Amen. Kas Jeesus on kõnetanud täna? Sul on mõned mõtted? Ma usun, et teil on neid mõtteid palju. Et kõige parem on see, et me saame need mõtted välja jagada.